Henri, kui sa tavaliselt tanklas käid, siis mida sa tangid? Bensiini ja diislit. Sinu jaoks nagu rohkem optsioone ei ole? Kohvi ja juusturulli ka. Alexela tanklakett tegelikult nimetab ennast isegi, see ei olegi tanklakett, Alexela ettevõttena nimetab ennast energiakaubamajaks, sest nemad annavad inimesele niisuguse valikuvabaduse, et samad bensiin ja diisel. Lisaks sellele väga paljudes tanklates, siin Abjapalu ees küll pole, aga on ka gaasi ja nad ka toodavad biogaasi ise. Ja no muidugi mugavuspoed ja asjad juurde ja 2 tanklas täna, see esimene, millest me alustasime, ja siis Paia ristis Tikupoisi juures on elektriauto laadimisvõimalus. Aga see on täna 2 tanklas alles. Elektrilaadjatest veel nii palju, et kuigi see täna Alexela näitel on siis 2 tanklas, siis neil plaan, konkreetselt praegu ei saa öelda, et kaardi peal, et sinna tuleb ja siia tuleb ja et siia Abjapalujasse tuleb, aga põhimaanteede äärde saavad elektrilaadjad lähiaastate jooksul see taristu Alexelal püsti ja teine asi, millele nemad rõhku pööravad, kui me arutasime ennem seda suure läbisõidu teemat, siis sellised tanklad, linnatanklad, kus on potentsiaali, kus taksojuhtidel on mugav käia, siis sinna pannakse ka, et sina kliendina tahad tarbida ju ka mõnusat, mugavat taksoteenust, miks mitte elektriauto näol? Yes. Tead, kuhu nüüd lähme? No. Eesti kõige väiksemasse linna. Davai. Tuhat 17 kilomeetrit hiljem, kuidas hindad elektriauto sooritusvõimet ja eluvõimalikkust? Eluvõimalikkust elektriautoga Eestis. Täitsa hästi hindan, sest iseenesest ju võtaks ikka nagu kokku, et auto iseenesest ikka see sõidumaneer on ikka nagu väga nauditav. Mis nagu probleem on nagu see on ju, et probleem ei ole autos, et probleem on selles, et meil on ikkagi neid kiirlaadimispunkte nagu Eestis nagu vähe. CMSI auto külge käib siis CC standardiga. Palume laadijaid juurde. Et see on nagu see probleem hetkel, aga ma arvan, et see nagu lahendub. Ja mis nagu tore asi oli see ka, et ikkagi kokkuvõttes, kui me nagu kõik need laadimised kokku paneme, arvestame nagu rahaks ümber, siis lagi 30. 30 euroga 1000 kilomeetrit ümber Eesti, et see on ikkagi maru vähe. Et kui kokku võtta, siis ta on nagu hea odav reisida, kui on hea infrastruktuur ja ilus ilm. Mina tänan kõiki, kes selle projekti ellu saamisel kaasa aitasid ja conclusion, et täna juba peaaegu ongi sellise elektriautoga elu võimalik Eestimaal. Kütke infrasse. Algab uus ajajärk. Thank you, vaatajad ja masinavärk. Mis teed? Kuule, siin korra sõitsin parema aja, kui te siin asju ühendasite. Lihtsalt panin kirja, et ise teaks. Parem aeg. Võta. Sellega saab alati parema aja kirjutada.